Üks islamistlikku ideoloogiat järgiv pöördunud naine otsustab, et tema kohustus on pealinn õhku lasta ja tappa võimalikult palju seadusandjaid selles hullumeelses uudisloos. Ma mõtlen, Värskelt tuli teade, et FBI sõnul nurjati New Yorgis võimalik ISISest inspireeritud terroriplaneering. Agentuur ütles Foxile, et nad on arreteerinud 35-aastase Albany naise, keda süüdistatakse osariigi pealinna pommitamise ja seadusandjate tapmise kavandamises. Kriminaalkaebuse kohaselt andis Jessica Bowie truudusvande ISISile ja kavatses väidetavalt peita pommi DoorDashi kotti, lootes rünnata ajal, mil osariigi senaatorid koosolekul olid. Kuberberner Kathy Hochul peaks järgmise tunni jooksul sõna võtma, mille käigus võime saada selle kõige kohta rohkem teavet. Okei, sul on siis põhimõtteliselt tegemist 35-aastase naisega. Ta on valgenahaline naine, ta on pärit Albanist. Ta veetis kuid planeerides New Yorgi osariigi Kapitooliumi naelapommi rünnakut, püüdes tappa võimalikult palju senaatoreid ning soovis seejärel põgeneda Süüriasse, et liituda ISISega. Ma mõtlen, jumal küll, siin on üksikasjad, mida sa peavoolumeediast ei kuule, sest seal ei räägita sellest, et ta on ilmselgelt pöördunu, ega ka nendest ohtudest, mida kujutavad endast need naised, kes pöörduvad ja on lihtsalt uskumatult ambitsioonikad. Muide, tere tulemast saatesse Pushback, mina olen teie saatejuht Jaara Kei. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, et liituda meie missiooniga hullumeelsuse vastu võitlemisel. Ja ma arvan, et ISISest inspireeritud terrorirünnakud pöördunud naiste poolt on midagi, mille vastu me peaksime kindlasti võitlema. Okei, aga kes on Jessica Bow? Ta pöördus 5 aasta tagasi. Ta võttis nimeks Aisha Safe ja 2026 aasta suveks kiitis ta juba 11. septembri rünnakuid, andes ISISe kalifile trudusvande ja ütles võõrastele internetis, et tahab uskmatuid mürgitada. Aga ära karda, ta ei rääkinud sellest draamas ainult internetis, vaid otsustas ka tegutsema hakata. Tegelikult tegutsema. Okei, see naine, kes sellest räägib, tema nimi on Amy Max. Ta juhib seda imelist organisatsiooni, mis paljastab islami ülevõtmist Ameerikas ja see on väga-väga oluline ja ma olen selle suur toetaja. Ja ta kirjutab siin, see on täpselt see muster, mida olen aastaid üle Euroopa jälginud. Tavalised valged naised pöörduvad islami usku, võtavad omaks selle ideoloogia ja lõpuks püüavad täita islami soove omaenda riikide vastu. Teine muster, mida olen näinud, on see, et Lähis-Ida islamimehed manipuleerivad nende naistega, võrgutavad neid, annavad neile soovitud tähelepanu ja kasutavad neid nende grupi soovide täitmiseks. Muide, kui näete neid naisi omaks võtmas hullumeelseid ideoloogiaid, on see sarnane muster nagu liberaalsete naiste puhul, kes võtavad omaks hullumeelseid ideoloogiaid, näiteks toetavad Lindsey Gransit. Ja kui kuuleme naistest, kes kolivad Afganistani, et abielluda oma armastatuga, on see taas osa samast mustrist. Pange tähele, et FBI vande all antud avaldus ei nimeta kunagi, kes talle islami tutvustas. Ta värvati või mõjutati. Samuti ei mainita kunagi mošeed. Igatahes, kuulake, mida Aisha ise oma sõnadega ütleb. Tänu olgu Allahile 11. septembri eest. Väga peen. Kui ma saan ümber asuda, mürgitan need uskmatud. Imeline. Kafiriadžu väljalaskmine on ilus. Vastik. Ma tahan hävitada nii palju hooneid kui võimalik ja tappa senaatorid, kui nad koosolekul on. Hävitada osa Tavutist. Missand, ma tahan midagi, mis töö ära teeb. Ma ei taha võtta sellist riski ja siis tappa mida? 1 või 2, 3 inimest. Mis kasu sellest on? Jah, mis kasu? Mis kasu sellest on, Aisha? Vaevalt, see oleks Valge Maja koos presidendiga, aga see on veelgi raskem ülesanne. Nii et umbes seal mu mõtted ongi, nagu suurim poliitiline hoone, mida ma selles piirkonnas tean. Nii et ta tunnistab, et tahab minna Valgesse Majja, et president kõrvaldada, aga see võib olla natuke keeruline. Seega kavatseb ta lihtsalt tappa nii palju senaatoreid kui võimalik. Ma mõtlen, kafiirid ehk uskmatud peavad teadma, et me tuleme nende järele ja et me teeme Jumala seaduse ülimaks. Ja ma pean mõnelt teist küsima, kui keegi, kes kiidab Allahit 11. septembri rünnakute eest, kes usub uskmatute mürgitamisse, kes usub uskmatute ajud väljalaskmisse, kes tahab hävitada võimalikult palju hooneid ja tappa nii palju inimesi kui võimalik, sest mis on hea, 2 või 3 inimest. Ja ideaalis läheksid nad presidendi kallale. Kõik need asjad tuletavad meile tõesti meelde selle rahumeelse religiooni ilu, millega ta end seostaveks. Kas see pole mitte nii tore? Igatahes, siin on juhtunud üksikasjad. Ta tegi sihtmärgi juures korduvalt luuret, pildistas seda igast küljest, tiirutas sihtmärgi ümber, kavatses paigutada seadme DoorDashi kotti, et näida toidukullerina. Ta ostis naelu, teipi, patarei ja küsis endalt. Ta nimetas rünnakut operatsiooniks Anna Hootile kinga. Ma tegelikult ei tea, mida see sõna tähendab. Vaatame korraks järele. Keegi või miski, keda kummardatakse, järgitakse või kuuletutakse Jumala asemel, eks? Nii et see tähendab põhimõtteliselt kedagi, kes ei teeni tema Allahit. Ta palus varjatud käsirelva, et ta saaks tulistada politseinikke, kui nad talle lähenesid. Ta ütles, et kui toakaaslased leiavad pommi, lõikab ta neid. Ta lootis tappa vähemalt pooled 200 sees olijast. Ta ütles salaagendile, et eelistaks pigem surra, kui vanglasse minna. Alates väikesest tüdrukust, kes lehvitas Ameerika lipu pärast 11. septembri rünnakuid, kuni kleebisteni langevatest tornidest osariigi seadusandliku kogu naelapommil, ideoloogia teeb ülejäänu.
all on 11. septembri kleebised ja muide, siin on see psühhopaat. Olgu, see on piit psühhopaadist. Psühhopaat, ta näeb nii ebatervislik välja, ta näeb nii õnnetu välja. Ma mõtlen, mis taeva nimel. Kuulame, mida FBI selle kohta ütleb. Me seisame täna siin. Me oleme vaid nädalate kaugusel 11. septembri rünnakute 25. aastapäeva tähistamisest. See uurimine toob esile karmi reaalsuse, et endiselt leidub vastaseid, kes kavatsevad korraldada terrorirünnakuid Ameerika pinnal. Hullumeelne. Nagu selles kaebuses väidetakse, Prua Bowie on üks neist. Näite kohtudokumentidest, et ta kirjutas kunagi, tsiteerin, tänu olgu Allahile 11. septembri eest. Samuti on kohtudokumentides kirjas, et ta ütles allikale, et oli kunagi väike tüdruk, kes lehvitas Ameerika lipu pärast 11. septembrit, kuid nüüd on tal langenud tornide kleepsud. Inimesed, mõelge sellele korraks. Kust üldse saab osta langevate tornide kleepsusid? Las ma arvan, tõenäoliselt sinu lähedal asuvast paleepoest. Veel kord proua Pui ei tahtnud lihtsalt seadusandjaid tappa. Ta soovis meie valitsuse täielikku halvamist. Ja pärast seda kavatses ta riigist põgeneda ja ühel päeval tagasi tulla, et, tsiteerin, teha veel rohkem, näiteks uusaasta õhtu Times Square'il. Isegi öeldes, et ta tuleks tagasi Valget Maja ja presidenti ründama. Aga alles pärast seda, kui ta oli pommitanud osariigi Kapitooliumi. Olen siin koos meie partneritega, et öelda, mitte meie silme all. Olgu see sõnumiks kõigile, kes panevad toime või kaaluvad sarnaseid kuritegusid. See FBI leiab teid üles. Selle juhtkonna juhtimisel, koos meie suurepäraste partneritega, me tegutseme otsustavamalt kui kunagi varem, et tuvastada, leida ja arreteerida kurjategijaid enne, kui nad saavad oma väidetavaid plaane ellu viia. Alates 2026 aasta algusest on FBI juba takistanud enam kui 400 inimesel selliste väidetavate rünnakute toimepanemist nii kodumaal kui ka välismaal. Näed, just sellepärast nad tahavadki politsei rahastamist vähendada. Jah, ma tean, et politsei ei ole sama, mis FBI, aga nad tahavad, et inimesed ei usaldaks süsteeme, mis on valmis neid takistama kohutavate rünnakute toimepanemisel. Ja probleem seisneb selles, et Ameerikas on tõesti suur islamiseerumise probleem, mis tähendab, et need inimesed tegutsevad gruppides, kogukondades ja ühiskondades ning nad ei pöördu valitsuse poole. Nad lase asjadel lekkida. Ja inimesed on ikka veel piisavalt rumalad, et arvata, et nende tegevust internetis ei saa jälgida. See üllatab mind alati. Sõna otseses mõttes, kõike, mida sa internetis teed, jälgitakse igavesti ja igavesti. Inimesed võivad selle üles leida, valitsus võib selle üles leida igavesti. Aga lisaks sellele on probleem selles, et kui tekib aina rohkem ja rohkem selliseid kogukondi, kes pooldavad terrorismi, siis neil õnnestub midagi korda saata, sest midagi ei leki, see ei jõua kuhugi välja. Ideed kattuvad tegelikult ja kui sa tõesti tahad terrorismiga tegeleda, siis võib-olla peaksid tegelema ideoloogiaga, mis toetab ja soodustab terroriste, eks. Ma mõtlen, see ei ole eriti keeruline. Pärast naise arreteerimist, keda süüdistatakse New Yorgi osariigi Kapitooliumi hoone õhkimise kavandamises Albaanis, ütlevad uurijas, et ta lootis selle rünnakuga tappa osariigi seadusandjaid ja rääkis sellest kellelegi sotsiaalmeedias. Nende sõnul ütles ta araabia keeles, tsiteerin, tänu olgu Allahile 11. septembri eest. Vanem korrespondent Erik Sean annab otse ülekande New Yorgist. Tere, Erik! Tere, Marta! Kuigi see on üks juhtum, ütlevad võimud, et ta käis New Yorgi osariigi Kapitooliumi hoonet luuramas nädalaid, tehes seal eelvaatusi, mis kõik olid osa ISISest inspireeritud terrorirünnakust, mille eesmärk oli hoone õhkimine ja võimalikult paljude inimeste tapmine. Nii et sul ongi lugu naisest, kes pöördus islamiusku 5 aastat tagasi ja ütleb asju nagu ma armastan 11. septembrit ja nii edasi. See pole täpselt see, mida ta ütles, aga sa saad aru, mida ma mõtlen. Ja ta plaanib terrorirünnakut ja käib selleks luurel, väites, et ainult 2 või 3 inimese tapmine pole piisav. Ja inimesed on ikka veel valmis lihtsalt käed rüpes istuma ja mõtlema, nad ei püüa meie naisi aju pesta. Ei, see pole tegelikult probleem. Kallid, see on probleem. Aitäh, et pöörasite sellele küsimusele tähelepanu.